tere, ma olen siia Nõva kanti tulnud. Ja selle video ma teen sellepärast, et siin RMK on mingid teed laiendanud. Aga see tee laiendamiseks. Aga siin kuuleti ilus linnulaul on ja probleem on hoopis selles, et need hakkehunnikud, üle Eesti neid vedeleb tuhandeid. Ja linnud ju praegu hakkab neil pesitsusaeg peale. Siis nad hakkavad siia pesa tegema. Ja siis on igal ühel ise fantaasia, mis see siis juhtub, kui siis lõpuks seda haket tullakse siia koristama ja mingil ajal teda kindlasti tullakse. Ja siin ongi ornitoloogidele ka päris koht kohe põhimõtteliselt näidata, mismoodi teatud linnuliigid, mina ei jaga neid eriti, neid väikseid linnukesi, et mida rohkem ja mis siin rohkem nagu elutsevad ja kes endal niisugustesse kohtadesse pesa armastavad teha. Et ma arvan, et sellise asja peaks päris üles tõstma ja ma ei tea, kas Keskkonnaamet niisugusele asjale üldse tähelepanu ei pööra. Et vanasti oli ikkagi niimoodi, et kui raie oli lõppenud, siis pidi ka raieplats puhas olema, aga mitte nii, et materjal vedeleb sul pool aastat siin kuskil tee ääres. Ja siin on veel teine oht on siin, et Päästeamet võis ka neile selga sõita natukese, et see on ju mingil määral ka tuleohtlik ühe sõnaga, et siin kui mõni inimene jumala pärast siin midagi kuskil tahab teha ühesõnaga, siis siin ju läheb kõik põlema ühesõnaga. Ja kahjuks on see niimoodi, et see ei ole mitte niisugune ainukohtne, vaid neid inimesed, kes looduses käivad, ju näevad, et neid on tegelikult üle Eesti väga palju. Aga mina ütleksin, et siukse käitumise puhul võiks selle RMK nimetada nagu lausa sadistlikuks organisatsiooniks, sellepärast ma ei tea, kas neil on seal ajumahuga midagi sassis või iga normaalne metsamees teab ju, et kevade linnud teevad pesa ja niisugusesse kohtadesse tehakse pesa sisse. Mille pärast siuke materjal siia vedelema jäetakse? Ma ei oska öelda. Aga siin on jälle mõttekoht rahvale, et kas meil on vaja pidada üleval niisugust kuritegelikku organisatsiooni nagu RMK, kes väga sadistlikul kombel, ma ei ütle, et nad sihilikult seda teevad, aga ega lollus paraku ei ole karistatav, aga aitäh teile!